Mis sa küsisid? Et kui palju sa üks mentorlustes räägid seda süsteemi miksist kuni siis Gipedini välja? Jaa, okei. Ühesõnaga, mina ei tea. Mulle tundub praegusel hetkel siis see, et ma räägin sellest siis, kui mul on aega, et ma pean rääkima. Kui ma mentorlusse lähen, siis ma otseselt kasutan seda lõpp-punktist alustamist, et millist kultuuri me tahame luua, et on ajutud juhtimine, distsipliin, vabadus ja ownership'i meetod on ju. Ma kasutan seda siis, kui ma lähen alignmenti viima ja lähen teile seda koosolekut, nii-öelda kui ma viin läbi koolitust. Siis seal ma saan seda rääkida. Ja nüüd see teema saab tulla nagu mul mentorluses üles siis, kui mul on vaja talle selgitada, miks me seda üldse teeme või mis selle asja point on, kuhu me tahame üldse jõuda, millise väärtuste ja kultuuriruumini ta üldse jõuda, sest see on nagu mingis mõttes lahendus, nagu vastus sellele, et okei, millist kultuuri sa tahad, millist meeskonda sa tahad, millist väärtusruumi sa tahad luua, aga me jõuame selle teemani alles siis, kui sul on aja juhtimine korras. Ja kui sa hakkad mõtlema selle peale, et okei, millist juhtimist me tahame teha, sest kui sul praegu aega pole, nii-öelda minu mentoratavana, siis me ei saa päriselt hakata sellest teemast isegi rääkima, sest et ei ole aega. Mida ma saan teha, on see, et ma võin anda sulle video ja mine vaata videot ja kuule vabal ajal. Aga see hetk, kui me koos teeme, siis ma ei tahaks seda aega võtta selle jaoks, et rääkida sulle mingit teooriat. Ehk siis konkreetselt see, mida ma sulle rääkisin, see 3 punkti on, et default aggressiivist probleemi omanikuks, siis innovate and adapt on ju, ja oleme kohalemisvõimelised ja lõpuks on see, et jääme alandlikuks. See kõik on teooria. Ja seda teooriat ma räägin siis, kui ma tunnen, et seda päriselt on praegu vaja. Ja mul on vaja selgitada, et meil on mingi misalignment. Selles mõttes, et sina näed teistmoodi ja mina näen teistmoodi. Või kui me hakkamegi võtlema just seda teema peale. Ehk siis ma ei kasuta neid ennem, kui neid justkui nagu vaja pole. No, et siin ongi see, et nagu et mis hetkel on vaja, näiteks ma selle koolijuhiga, kuna temal oli see, et kuule, aga mismoodi see esimese koht veel, kuidas sa oma kooli üldse näed, vaata? No, ma ei ole mõelnud selle peale. Ja siis ma tegelikult teisel kohtumisel, kuule, et ma lihtsalt tutvustan sulle, mis see nagu meie nagu plaan on. Ja siis ma rääkisin tal lahti, siis ta oli, okei. Ma pean endale kirja panema, millist kultuuri ma ise tahan nagu näha. Et siis tegelikult see andis talle nagu mingi perspektiivi ja siis nüüd me muidugi võtame nagu samm-sammult on ju. Just, et kui mõtlemegi kellega minu just praegu teen on ju, siis tegelikult seal on juba teadmine olemas, mida ta tahab, sest et ta on näinud sind on ju, ta juba teab tegelikult, mida me teeme, ta tahabki seda, mida me räägime, ma ei pea teda nagu veenma hakkama, miks me seda teeme ja nüüd me hakkamegi jupi kaupa, et võtta just seda, et tal tekiks üldse ruumi üldse mõelda. Nüüd, kui tekib ruum mõelda, siis hetkel mille jaoks ta seda ruumi kasutama peab, on see, et tal on vaja aega, et üldse hakata mõtlema selle peale, milline meil juhtimine välja peab olema. Sest et eelkõige on vaja tal aega hakata mõtlema juhtimise peale. Ja selle jaoks, et see inimene, keda on mentor, et tal tekiks ruumi enda arendamise peale ja sügavalt mõtlemise peale, me kõigepealt esimese aja korda tegema alati, põhimõtteliselt. Sest et tõenäoliselt tal pole praegu kalendris 5-tunnist auku. Kui tal juba on, no siis ongi epic, vaata. Ta teab juba, et ma olen juba nii kaua juht olnud ja ma olen nii palju asju teinud, et ma tean seda, et ma iga nädal panengi 5 tundi õppimise peale. Ma panengi 5 tundi süva mõtlemise peale. Ma panen nädalas või 6 mul terve päev vaba, kus ma võtan ka ainult ja õpin. Et kui sa jõuadki sellesse levelisse, et sul siuksed juhid, kes siukse asja teevad, siis see näitab seda, et nad on, nendele on vaja nüüd võtta, siis võtame siis selle päeva ja arutame, et ole hea, võtta siit need teooriavideod ja vaatan läbi ja siis teeme kõne ja arutame neid asju. Et kokkuvõttes ongi see, et ma tunnen, et muidu see tund aega, mis meil oma vahel on, et see peaks olema nagu selles mõttes selline, ma ei tea, problem solving, aga see võib olla ka joondamise jaoks, kui ma tunnen, et meie joondus on täiesti fucking mööda nagu. Et nagu mul tundub, et sa ei saa üldsegi aru, mis see vastutuse võtmine on ja ma pean üle käima selle asja. Aga tõenäoliselt see vastutuse võtmine ja kokkuvõttes kõik need asjad tulevad alles siis, kui me jõuame selle teemani ja see on see probleem, mida ettevõte üritab lahendada.
eks nad üritavad praegu juhtimist parandada, nad üritavad reaalselt midagi teha, et kui mul on võimalik alustada mentorlust, siis ma alustan ikkagi, ma ütleks, et mulle tundub, et see checklist, mille järgi nagu minna, mis mulle tundub, et just mentorluse või coaching juures on teema, on seesama juhi otsustamise mudel. Mõtlesin selle peal just, et tahtsin just küsida, et kas sa nagu lähed mööda seda pidi või? Jah, et ma lähenen, nagu, mina lähenen läbi selle põhimõtteliselt jah, et mis asi on juhi otsustamise mudel. Juhi otsustamise mudel on see, et on teatud aspektid siis, mida meil on vaja on ju juhina otsuse tegemise jaoks kaaluda. Enamus inimesi võib-olla teeb lihtsalt puusa pealt otsuseid on ja üldse ei mõtle millegi peale, aga mis on need asjad, mida meie mõtleme ja siis seal ongi siis 10 asja vist on, et mul on nagu nad väga hästi juba pähe kulunud, ehk siis kõigepealt on aeg, kataliigu, lihtsus, prioriseeriv täide, hajutatud juhtimine, ego, emotsioonid, perspektiiv, missioon, suhted ja hakkab otsast pihta, selline ring on ju. Ja nüüd, kui mõtlete, et on päris palju asju, kuidas nad meelde jäävad, siis ainult niimoodi jäävadki, et sa kasutad seda aastate pikkuselt kogu aeg, teed seda, siis lõpuks hakkab muutuma sinu nagu second nature'iks. Ja osadest asjadest muutuvad selliseks, et sa ei pea nende peale üldse enam mõtlemagi, sest et nad on nagu väga väiksed asjad, väiksed aspektid. Ja see on nagu mingis mõttes raam, mis annab sulle nagu kategooriat, mille peale mõelda. Ta ei anna sulle mingis mõttes sisu. Sisu peab ka olema, et nagu ma võin sinna panna missiooni, aga kui missiooni pole, siis siis ma mõtlen, ma ei saagi seda võtta, sest mul polegi missiooni on ju. Ja mismoodi see on, ja see hakkabki pihta sellest, et esimene on aeg. Ehk siis kõik asjad sõltuvad, palju mul aeg on. Ja nüüd ongi see, et kui ma alguses panen mentoratavaga paika, ma pean aru saama, kui urgent on. Mis on tema finantsiline seis, mis on tema vaimne seis, mis on tema hetkeolukord. Ja kui ma näen, et näiteks ta on nagu nii pekkis, et ma satun tema teele nagu näiteks sellel hetkel, kui tal nagu rahaliselt on okei, ta saab elab ära, tal on mingi poole aasta nagu raha näiteks on ju, tal ettevõte on ikkagi, ma ei tea, tõusuteel, siis on hoopis teistsugune urgency. Siis kui ma saan aru, et tal on nagu orav rattas, praegu aega pole, siis me peame tekitama aega, kui ta tahab, kas ta on praegu hakkab minema juba läbi põlema, kõik sõltub ju sellest, et palju mul aega on nagu. Ja see on minu esimene hinnang, mida ma tahangi tegelikult teada saada vastus sellele, et palju mul aega on. Palju meil koos aega on, palju sul aega on, sest aega põhimõtteliselt maksab tema enda jaoks nagu raha. Palju sul pere jaoks aega, palju minu jaoks aega on, palju meil kokkuvõttes aega on. Ja nüüd sellest sõltuvalt palju aega on, sõltubki see, et mis otsus ma saan teha. Kui aega pole, siis me peame kohe mõtlema välja midagi ja saame teada, kui me rohkem aega, siis saame rohkem kaaluda. Teine küsimus, mis on minu lemmik küsimus tegelikult selle kõige juures, ongi siis kataliigu on ju, et kas see otsus või see olukord, kas see aitab mind või aitab mu meeskonda. Kui see otsus, mis ma tegema hakkan, aitab ainult mind, siis on automaatselt valotsus. Kui see otsus aitab meeskonda, siis see on parem. Aga ka see ei ole kõige parem variant. See otsus, mis ma tegema pean, see peab aitama nii mind kui mu meeskonda. Ja kui sa nüüd leiadki ennast olukorrast, kus see asi aitab ainult sind, siis on vaja mõelda tugevasti, kuidas see asi tegelikult meeskonda ka aitaks. Sest kui mina võidan sellest, siis see on vale otsus automaatselt, sest et meeskonnas on meeskond, kes peab võitma ka. Ja nüüd, kui võidab ainult meeskond, aga mina kannatan, ehk siis mina täielikult kaotan, siis see ei ole ka fucking kõige. Ehk siis, mis on see viis, kuidas mina ka saaks võita, sest see on olemas, see viis ka. On olemas see viis. Lihtsalt peab sügavalt vaatama, natuke veel rääkima ja mõtlema, et kust kohast see asi tuleb. Järgmine on lihtsus on ju, kas ma üldse saan aru, mida ma teen siin, kas see probleem on lihtne, mis ma lahendan, kas ma üldse saan aru, mida ma rääkima hakkan, kas ma saan aru, mis probleeme ma lahendan, ehk siis siuke check on ju. Siis, ja kas meil üldse plaan on nagu paigas, kas see on pisut lihtne, siis on prioriteedid on ju, et kas see läheb kokku praegu prioriteetidega, mis hetkel on seatud. Näiteks, mis ma saaksin teha, kas see hetkel aitab, ma ei tea, meil müügitegevusi paremaks teha. Või on midagi muutunud. Ehk siis näiteks, ma ei tea, ma tuvastan, et ma panen enam üldse müüki ei toeta ja millegi pärast, ma ei tea, tegutsen, ma ei tea, kus iganes kohas. Täielikult seal suunas. Siis ma mõtlengi, et kas äkki prioriteedid on muutunud? Sest vahepeal asjad muutuvad. Info tuleb eesniit ülevalt poolt, vahetel just kohast, et ma saan aru seda, et mis pidi see prioriteet hetkel on. Ja nii taktikase tasemel kui ka kõrgel tasemel on ja meil on kokku lepitud, mis see prioriteedi hetkel on ja see annab mulle võimaluse siis vaadata, kas see otsus läheb kokku nende prioriteetidega ja kui see läheb täiesti võssa,
no siis ma pean mõtlema, okei, miks ta võssa läheb. Äkki mul on midagi muutunud, on ju, ja saan minna. 4. on siis delegeerimine põhimõtteliselt. Kas mina olen see õige inimene, kes seda ülesannet tegema peaks? Või on keegi meeskonnas, kes oskab seda asja paremini teha, kas on keegi, kellele ma saaksin anda selle võimaluse võtta vastutus selle ülesande eest, kas on keegi, kellele ma saaksin anda selle probleemi lahendada, sest mul on inimesi päris palju, kes seda probleemi lahendada võiks võib-olla, esiteks ma oskan seda paremini teha, et mina saaksin endiselt vaadata üles ja välja. Või on see ülesanne, mida ainult mina saan teha? Üles ja välja vaatamine seal mõtles seda, mis on see high value, hard to achieve. Üles ja välja ma mõtlen üldse seda, et kui me liigume lahingu väljal, on ju, siis on niisugune nagu lihtne viis on nagu näitlikustada, mida juht tegema peab. Et 2 varianti on ju, kas juht vaatab maha ja alla, down and in, eks vaatab organisatsiooni sisse ja maha oma jalgu, või ta vaatab up and out, vaatab üles ja välja. Ehk siis kas ta mõtleb selle peale, kus vastane alla võiks, mis meie järgmine strateegiline käik on ju, ja nüüd kui juht vaatab ainult sisse ja maha, siis ta ei näe, mis vastane teeb, ta ei mõtle järgmist sammude peale, ehk siis ta tegeleb mingis mõttes selle mikromanageerimisega, ta tegeleb sissevaatamisega, mis on ka okei. Sellepärast meil ongi operatsioonide juhid vahel on ja sellepärast meil on kriisijuhid, kes võtavad ja hakkavad ise juhtima seda. Siis meil on olemas, on ju, ma ei tea, staabiülemad kaitseväes, siis meil on olemas ülema abid, meil on olemas operatsioonide juhid, meil on nagu erinevad rollid, kelle ülesanne ongi tegeleda siis maja sisest asjadega näiteks. Et juht saaks vaadata välja. Ja kui nüüd sina juhina oled kas või keskastme juht, on ju, ja sa vaatad oma meeskonna jälle vaatad sisse ainult, siis ja su enamus aega läheb selle peale, et juhtida seda meeskonda ja aidata neid hästi palju, aga sa ei vaata üldse välja, ehk siis sa ei ehita üldse suhteid selle paralleeljuhiga, teiste keskastme juhtidega, sa ei ehita suhete ülemaga, siis tegelikult, kui senikaua sa vaatad ainult sinna sisse, siis see on halb. Sul on vaja tegelikult ju vaadata üles, sa saad juhi positsioonil ja sa tahadki tekitada selle olukorra, kus sinu meeskond saab hakkama ilma sinuta. Ehk siis sa pead looma süsteeme, pead andma neile võimalust ise võtta neid probleeme lahendada, ehk sa pead jagama neile neid probleeme. Ja see on see, mis ma mõtlen, et üles ja välja. Ja nüüd, kui ma mõtlengi juhina, mis üles ja välja on, siis need on need tegevused, mida ainult mina saan teha. Seda mõtlesingi, et siis sul tekib see ruum ja võimalus teha, keskenduda nendel tegevusesse, mida ainult sina saad teha, oma rollist tulenevalt. Pluss, ja selle juures ongi see, et on ju, et see näiteks, mis on asjad, mida ainult mina saan teha? Ainult mina saan oma tervisest hoolitseda. See on ainult mina, nagu kui ma olen näiteks tippjuht, saan mõelda, mis on järgmised 3 sammu organisatsioonina. Teist saab ka mõelda, aga see on minu konkreetne asi, mida ma pean tegema. See on see, millest mulle palka makstakse. Ma mõtlen järgmisi samme, et ma hoian nagu meie visioon ja kõiki asju nagu liikumises on ju. See on see, mida mina tegema pean. Ja nüüd ülilihtne on ära kaotada need asju igapäeva ellu. Taktikas asjad, sa saadad mulle chati, tavai tuleb, on ju, kõik on lihtne. Trenni täna ei tee, lükkame edasi. Sest mis juhtub, kui ühe korra jätad? Midagi juhtub. Aine. Ja sellepärast see, mis mulle meeldib Chaco nagu selles ka, et kui nad võtavadki selle, kui on nagu see, need on need 3 kategooriat, on ju, siis see on see hard to achieve, high impact. Ja selle asja nii-öelda see, ütleme, üks sõna on nüüd või kohe. Ehk siis kõik asjad, mis on strateegilised, need on asjad, mida ma pean tegema kohe ära. Ehk siis, kui mul hommik hakkab pihta, siis ma lähen hommik kohe jooksma. Miks? Sest et see on strateegiline asi, see on minu tervis. See on see, mida ma kohe pean ära tegema, et hiljem ei tuleks midagi vahele ja võtaks ära. Mis on need asi, mida ma pean tegema, ma ei tea, võib-olla see on mingi pikk turunduskampaania, raamatu kirjutamine, mingid tegevus, mis võtavad meeldivalt kaua aega. Sinna pead kohe aega andma. See on see, kuhu sa pead kohe aega andma. Kõik need taktikad asjad, et kas ma saan selle PowerPointi teha paremaks, kas ma saan homseks koolituseks paremini ettevalmistada, kas ma saan nagu, ma ei tea, oletame, et taktikalise tasemel on see, et mul näiteks tuleb homme on avalik event ja ülehomme tuleb ka koolitus, on ju, siis kui palju ma peaks panema ettevalmistusaega selle jaoks, et tuua rahuldav tulemus. Ja nüüd hästi suur niisugune kiusatus on võib-olla panna 4 tundi sinna, et homme teha mingi perfektne sooritus. Nüüd strateegiliselt. Kui palju see nagu päris muudab midagi? Nüüd ma tegin ja panin 4 tundi versus panna 4 tundi näiteks strateegia peale. See, mis me päriselt organisatsiooni teeme, või panna sinna, mis võtab hästi palju aega, kirjutada 4 tundi raamatut,
või panen 3 tundi sinna ja panen tund aega ettevalmistus, sest ma juba tean, et minu level on niivõrd hea, et ma saan tunni ajaga või homme bussis juba oma mõtted ära koondada, et ma lähen sinna taktikalise leveli ja ma lasen igal juhul 10-8 sinna sihtmärki ja see on juba piisavalt hea tulemus, on ju. Ja nii lihtne on ennast kaotada ära just sinna asjade sisse, mis on nagu selline oluline, aga lihtsam teha. Ehk siis see ongi see raske, tähendab suur mõju, lihtne saavutada kategooria. Ja see on see, et homme see asja läbiviimine on hetkel lihtne saavutada, sest ma olen väga paljud strateegiliselt sellega päeva näinud, et mul on seda lihtne seda päeva läbi viia. Nüüd see tähendab seda, et ma saan lasta oma taseme ja oma pingutuse sinna 20. Et see ei lähe nagu ka lihtsalt mütsiga olema. Ma ei lähe lihtsalt mütsiga olema. Et ma pean leidma õige nii-öelda selle asja, et kui palju ma seda teen. Et ma ei pea minema 4 tundi trenni tegema iga päev. Mul piisab 15 minutist võib-olla. 20, et saavutada see, mis ma tahan. Vaata, ma rääkisin sellest, mul lähevad need 3 keynote ja siis ütlesin, et ma tahaks nagu teistmoodi teha ja siis, kui sa ütlesid, et ma muudaksin midagi natukene ja siis mõtlesin, et okei, et tegelikult mis sõnum ma sinna viima lähen, kui on vaja tunnustada ja siis märkamine, tunnustamine nagu mingi suured üritused neile on, et kuidas oma töötajad tunnustada, seal 450 inimest saalis. Ja siis mõtlesin, et aga äkki ma saan nagu esimeste lausetega kuidagi ühendada juhtimise selle tunnustamise märkamisega. Ja mõtlesin, mul ei ole ka midagi muuta, mul lihtsalt vaja välja mõelda see lause. See kaste. Saatsin oma slaidid ära, kõik see sama keynote ja lähen teen seda lihtsalt, mul on vaja. Alguses see lõpp oli lihtsalt need laused, et ära siduda see ja oli lihtsam. Ja mõtle, kui sa oleksid nagu pannud sinna 4 tundi. Ja ma juba hakkasingi sinna minema vaikselt. Ja see oleks nagu selles mõttes 4 tundi panna ja teha, ma ei tea, podcasti või teha midagi, mis võtab päris palju aega ja minna teha seda väga head asja ikkagi sinna 8 peale. See peab olema perfektne, et see peab olema lihtsalt piisavalt hea, on ju. Ja see on täpselt see sama asi, miks me tahame seda asja kaaluda, et kas ja kui palju, kas ma saan seda ära delegeerida ja on asi, mida ma ei saa ära delegeerida. Ehk siis 4 oligi, on ju, Lennas laigu reegel, hajutatud juhtimine, et kas ma saan midagi ära delegeerida või mitte või pean ise seda tegema. Järgmine on siis ego. Kas see otsus, mis ma nüüd tegema hakkan, kas see toidab mu ego, kas see tuleb mu egost? Seda on ilmselt kõige raskem nagu tuvastada, ma kujutan ette. No ma ei tea, see mõttes, et ma arvan, et kui sul on see checklistis. Objektiivselt ise. Ma arvan, et kui sa suudad oma ego kontrollida, siis sa teadlikult niikuinii kontrollida oma ego kogu aeg. Siis sa mõtledki, okay, kas see mida tähendab on see, et kuidas küsimus ongi, et kuidas tuvastada egost tulnud otsust? Milline on egost tulnud otsus? Ma tahan kellelegi tõestada, et mul on õigus. Kas ma tahan selle otsusega kellelegi midagi tõestada? Kas ma tahan näidata talle, et ta on loll, et tema eksib? Kas ma tahan teda panna kuidagi, see on nagu, kas see tuleb kuidagi minu seest, kas see on seotud mingi emotsiooniga või kas see on seotud mingisuguse sellise minu kaitsereaktsiooniga millegile. Või nagu see on mingi solvumisega seotud või see on nagu, sa saad sinna neid nagu juurde panna neid asju, et sa saad hakata seda mõõtma, või kas ma kasutan nagu siin, et ma ei suuda ära selgitada sulle, miks me seda tegema peame. Ma ütlen, et me teeme ära sellest, et ma juhin, see nii ongi lihtsalt. Et nii ongi, sellepärast me teemegi niimoodi. Et see on nagu see, et kas ma saan tšekkida, et kas see tuleb mu egost, kas see otsus on sellest, et nii ongi, sest mina nii ütlen, siis see on ilmselgelt tuleb mu egost, on ju. Eks mul peab olema piisavalt palju selliseid arusaamist, et mida see tähendab, et see mu egost tuleb üldse. Aga see on niisugune hea ja ülioluline küsimus, mida peaks iga inimene põhimõtteliselt küsima. Ja sest, et see mõjutab meeletult palju nagu kokkuvõttes seda, et mis ma see tuleb. See peaks tulema nagu sinu humilitist, on ju. Et kas ta tuleb alandlikust kohast. Ja siis seda tuvastada, sa peadki olema ennem näinud vaeva ja teha tööd sellega. Nõus. Siis järgmine on emotsioon, mis on natuke sarnane egole, on ju. Aga et kas ma olen hetkel emotsionaalne? Kas ma olen kurb? Pettunud, eufooriline, õnnelik, mis iganes see ka oleks, need on kõik emotsioonid. Ja need kõik emotsioonid, alati me teame, et emotsionaalsed otsused ei ole väga head. Ja samal ajal ma võtan ka arvest seda, et milline on teiste inimeste emotsiooni ümber minu. Ehk siis emotsiooni enda suhtes, kui ka teiste nii-öelda, kas ma võtan arvesse praegu just kui seda meeskonna emotsiooni, mis hetkel on. Et kui meeskond on eufoorias, on ju, siis kas ma lähen eufooriaga kaasa. Kui meeskond on kurb, kas ma lähen selle kurbusega kaasa või ma tegelikult hoopis
olen siis see vastukaal sellele kurbusele, mis praegu on. Ma ei tea, kukkusime läbi mingist asjast täielikult või võitsime midagi, siis ma olen see ebameeldiv tüüp, kes ütleb, et kuule, et jah, tore, et võitsime, aga homme on uus päev, on ju. No näiteks Afganistani näide siis, et vist äkki, ma ei tea, kes see rääkis, aga äkki brittide näide oli see, et kui kuskil operatsioonil keegi sai surma, et nüüd on kõik väga vihased ja vahased, et oi, lähme teeme uue operatsiooni peale kohe, vaata. Äkki ei ole mõistlik praegu minna, et siis need mehed on võib-olla ohjaldamatud võib-olla siis, et siis me teeme selle olukorra hullemaks, et lähme, ma ei tea, ülehomme. Just, et nagu me peame arves võtma seda emotsiooni, et me võime selle emotsiooniga teha olukorra veel palju hullemaks, on ju. Aga mis mulle nagu minust on hästi oluline nüanss on siin see, et vaata mõnikord on see, et nagu laste kasvatamises samamoodi, et ma ise eksisin juhina või meeskonnaliikmena tegin vea ja nüüd te kannatasite ja nüüd järgmine päev ma tahaks nagu anda veits nagu slacki, et ma panin, mina viisin teid halbasse olukorda ja nüüd mul on nagu kahetsen või mul on nagu võtke vaba päev nüüd. Jah, põhimõtteliselt vaata, et tulge hiljem. Sa tahad nagu vastu tulla neile nüüd sellega, et sa tegid midagi halvasti ja valesti, et nüüd laseme nagu standardid alla. Et seda ei tohi lasta teha, sest et isegi kui sa tegid seda valesti, siis tegidki valesti, aga sa ei tohi nagu lasta sellel oma otsused mõjutada, sest et see on ainult esimene samm vales suunas, on ju, ja sealt hakkab aina ketrama, ehk siis emotsioon, siis perspektiiv on ju, teiste perspektiiv. Ja mida selle mõelda on, kas see on ainult mina üksinda mõtlen selle peale või ma olen kellegi teisega rääkinud, et minu nagu põhiline otsuste vastuvõtmine on alati käib niimoodi, et ma lähen ja räägin kõikide põhimõtteliselt ma ei tea, Priiduga ma räägin alati peaaegu mingitest teemadest, Andrusega lähen räägin, et ma räägin nagu kõikide inimestega, ma tahan kuulda, et vaata, mul on niisugused mõtted, öelge mulle, miks see mõte on halb, öelge mulle, miks see on idiootne, vaata. Ja siis see on ka see koht, kus ma tuvastan, et keegi ütleb, et see on loll on ja siis ma okei, see riivab mu ego praegu millegi pärast, vaata, et see tekitab must seda. Siis ma lähen räägin järgmise tüübiga. Ja ma lähen ja käin ja kuulan teiste perspektiive. See just selles osas, et mida nemad sellest arvavad, miks see mõte on loll, miks see on halb mõte nagu. Ja siis ma kutsun järgmised pundid, ma teen seda pidevalt, aga see on hea checklist jällegi enda käest küsimaks, et kas see on minu mõte või ma olen kellegi teisega ka rääkinud ja valideerinud seda, et mis teised arvavad. Ehk siis see checklist on ju. Siis järgmine on missioon ja missioon jälle mõeldaks seda, et mis on suur missioon, strateegiline, ehk siis mis on see meie miks on ju. Kas see otsus aitab seda lähemale viia ja nüüd missioon siis hetkel, mis meil käsil on, see nii-öelda väiksem missioon ja mida me mõtleme väiksem missiooni all? Nagu projekt või? See on ülesanne. Nagu mis on meie, what's our mission on ju, et we got new mission brief. Nagu see on nagu, et mis on meie järgmine ülesanne, mida tegema läheme meeskonnaga. Et nagu mis on meie praegune konkreetne ülesanne. See on siis nagu eesmärk siis? Ei, mitte eesmärk, see on nagu koolitus. Ma viin homme läbi koolitus. See on ülesanne homme avalik koolitus läbi ja see on see next mission. Jah, see on mu next mission. Siin on next mission package, palun on ju. Minge võtke kinni see pätt. See on nagu järgmine, see on nagu mission brief. Järgmine missioon. Ehk siis see nagu inglise keeles ongi see, et see on nagu ülesanne. Mis on meie ülesanne? Nii-öelda punkt 2, nii-öelda 5 punkti käsus. Ja ameerikastel ongi, et meil on suur missioon, meil on suur ülesanne sisuliselt ja meil on siis väiksed ülesanded, väiksed missioonid. Ehk siis ma mõtlen korraks, kas see tegevus läheb kokku suure missiooniga ja kas see otsus läheb sellega, mis ma praegu tegema pean hakkama. Et see on nagu see, mida ma tahan teada saada. Ja viimane, mis on siis üldiselt ilmselt kõige suurema kaaluga üldse neist asjadest ja on asi, mida nagu kohe kindlasti peab arvesse võtma, on siis suhted. Vanasti oli see juhi kapital seal selles, aga nüüd Tšako muutis selle suheteks ja suhted, kas see otsus ja see tegevus, kuidas see mõjutab suhteid inimestega ümber minu. Sest et nagu me teame, siis suhteid on vaja hoida ja nüüd me peaksime tegema alati endast kõik võimalikku selle jaoks, et meie suhted läheks paremaks. Ja nüüd ma pean arvesse võtma seda, ma ei tea, kui ma teen otsuseid üles suunas, alla suunas, et kas see asi ja see teema ja kogu see asi, mis ma rääkinud olen, kuidas see mõjutab suhteid, sest et kas ma tahan täna astuda arba peale, kas ma tahan selle võitlusega teha, sest ma tahan kogu aeg kasutada juhi kapitali. Nüüd, kuidas me kasutame juhi kapitali? Kuidas me ehitame suhteid? Ehitame suhteid siis, kui me teeme rasked asju koos. Ehk siis, kui mul ongi, ma ei tea, inimesed teevad üle tunde, siis ma lähen koos nendega sinna ja kuulan, et mis värk on ja ma ei lähe siia puhkama kuhugi. Või nagu kaitses oli see, et kuidas juhid tekitasid kapitali, see, kui tulid ka korjasid hülse. Ehk siis peale lasketiirus on ju laskmist, kõik on külm, nad ei võtnud otsust, me teeme paberitööd. Vaid nad tulid ka sinna ja korjasid need kuradi hülse seal koos meiega lumesest, on ju.
näpud külmetasid, nad tulid, kannatasid meiega basseinis, uppusid koos meiega, on ju, ehk siis nad tulid ja kannatasid koos meeskonnaga. Mis tähendab seda, et see on see koht, kus me kasvame kokku. Et ei ole ainult see, nad aitasid tulla, viisid prügikotti välja, on ju. Ehk siis nad nagu näitasid oma alandlikkust ja seda tahet olla meeskonna liikmed, et nad ei olnud paremad kuidagi. Ja see läheb ka egoga veits kokku, on ju, et kus see ei ole minu töö, see ei ole minu ülesanne. Ehk siis ma tahan alati kaalutada seda, et kuidas see tegevus ja see otsus mõjutab mu suhteid. Ja miks on kõige olulisem on see, et sellepärast, et suhte ehitada on väga raske. Ja nüüd, kui me mõtlemegi selle peale, et kas see ehitab minu professionaalset suhet, siis selle jaoks, et professionaalset suhet hoida, ei ole vaja väga nagu, see ei ole nagu, see ei ole nagu väga raske. See on palju lihtsam, kui isiklikku suhet ehitada. Isiklikus suhtes on, ma teame kõiki asju kõikide kohta. Aga nüüd hoida seda professionaalset suhet on paljugi lihtsam ja meeskonnas meil on vaja seda professionaalset suhet, mida me saame hoida ja sellepärast öeldakse ka, et kui et juhtide ja meeskonna vahel läheb liiga isiklikuks see suhe, siis see võib tekitada probleeme, aga sa pead lihtsalt suutma eristada neid, et millisel hetkel me oleme isiklikus suhtes, peale tööaega oleme, joome õlut, nii kaitsemas ikka, aga kui me teeme tööd, siis me teeme tööd. Ja siis missioon kõige tähtsam. Vahet ei ole, et see on onupoeg oled või vahet ei ole. Loomulikult me oleme inimesed ja need asjad mõjutavad, ehk siis tuleb leida see liiga balans selle juures. Ehk siis see on see viimane nii-öelda kaaluteldavus. Ja siis kokkuvõttes see on nagu loop, mis käib kogu aeg ringiratast, on ju. Ja nüüd mida rohkem sa tarjutad, seda rohkem sa hakkad selliselt mõtlema. Ja ma arvan, et esimese hooga ongi see, et kui sul on see silme ees see nimekiri, siis sa peaksid tuvastama, mis on sinu kõige nõrgem koht. Ja mina ütleksin, et 90 lampi panen praegu, aga 90% otsustest, kui nad kaaluksid esimest 2. Ja seda just seda teist küsimust. Ja teisteks palju mul aega on, sest et enamasti tsiviilsel on nagu päris palju aega lihtsalt. Me ei pea üldse rapsima. Ja nüüd, kui see aega on vähe, siis kas see aega on meil vähe sellepärast, et ma ei ole väga hästi oma aega planeerinud. Ja sellepärast on nagu tekkinud see olukord, kus ma reaalselt reageerin. Või meil on päriselt ka kiire. Need on 2 erinevat asja tegelikult. Üks on nagu ise kunstlikult lohakusest ja mitte prioriteeti seadmisest tekkinud olukord, et mul aega pole. Ja teine on see, et ma elan päriselt siuks keskkonnas, kus kuulid lendavad ja siin polegi aega. Need on väga erinevad asjad nagu. Ja isegi seal keskkonnas, kus kuulid lendavad, on võimalik aega võtta. Sest et seal on ka vaja seda teadlikult teha, eriti teadlikult. Ja see teine küsimus, et kas aitab mind või mu meeskonda. Ja otsused peavad aitama meeskonda. Ja mind ka. Tuli meelde praegu, kui me käisime Bulgaarias vist koolitamas. Seal oli ka see samane, et millal me nagu need asju siis nagu rakendame, et üks juht näitas seda oma telefonist kalendrit, et Brit vaata, et nagu mul on need koosolekud, millal ma teen need üks ütlesid. Ehk siis oli väga selgelt näha, kus fookus on koosolekutel. Ja palju sa siis, mis oli Elmariga rääkisime, Elmar Vaheriga, oli see, et kui ma ütlesin talle, et kujuta ette, et sa oleks nagu politseid juhtima ainult koosolekutega. Et kui efektiivne see oleks. Sa ei saa mitte ühtegi üks ühte teha. Sa ei saa mitte ühtegi e-maili saata, sa ei ühtegi Teamsi message'id saata, helistada ka ei saa. Ainult koosolekud. Et kui efektiivne oleks, on põhimõtteliselt täiesti ebaefektiivne oleks see. Ja mismoodi koolituste maailm toimub? Tehakse neid koosolekuid. Ja loodetakse, et midagi muutub. Pole võimalik. Sisuliselt. Et nagu see koosolek on mingi joondamise eesmärgil kokku oleme tulnud, et kõiki on päriselt vaja siin ja siis me joondame mingit teemat, on ju. Mitte see, et meil on ainult koosolekud. Ja nüüd, mis selle luubi puhul on oluline, on see, et mitte ühessegi nendesse kohtadesse tohi kinni jääda. Et alati peab liikuma, et sa pead tegema mingi otsuse liikuma, ehk siis nagu ooda luup on ju voottsükkel, ehk siis vaatle, orienteeri, otsusta, tegutse. Et, ja kui sa jääd kinni, sinna aega jääd kinni või katmisse jääd kinni või lihtsustamisse jääd kinni, millisega kinni jääd, siis see on probleem. Meil on vaja otsused teha, sest et see on üks koht, kus me hakkame tagasisid saama. Kui me tagasisid ei saa, siis kõik on teooria. Mitte midagi kasu pole. Eks meil on vaja liikuda, meil on vaja teha see kõne ära selle kliendiga ja küsida ja meil on vaja see toode anda korraks kliendiga, et mis sa arvad sellest? Meil on vaja seda teha, et versus see, et ma pool aastat mõtlen välja, milline on ideaalne toode kliendile, aga reaalselt klient üldse nagu kliendi sisendid pole. Ja teine viis, kuidas siis failida peale selle esimene oli siis see, et kui sa jääd kinni, teine viis failida on see, kui sa ei kuule tagasisidet. Ehk siis sa hakkad saama tagasisidet.
kogu aeg. Keskkond hakkab reageerima, saad teada, et kurat, see vist ikka tuli egost ja see ei aidanud meeskonda üldse ja ajaga arvestasin ka valesti. Siis nüüd ma tegelikult peaksingi aru saama sellest, et okei, et see kõik on nüüd tagasiside ja nüüd ma pean hakkama täiendama oma nii-öelda seda otsuse kvaliteeti. Mul on üks küsimus sulle. Küsi. Oletame, et on üks olukord, kus üks juht siis ütleb, et see inimene, kellega tal oli vaja suhet ehitada, ütleme, et ta ei olnud tema meeskonnas, aga partner, ütleb, et tema kohta mitte väga ilusaid sõnu ja siis põhjendab, et mõnikord tähendab ülim vastutus seda, et sa teadlikult ohverdad suhted, mis takistavad eesmärgi saavutamist. Eesmärk esimesena, meeskond teisena, mina ja mu suhted kolmandana. Mis sa arvad sellest olukorrast? Et kui ma nüüd õigesti aru sain seda, siis et sa ohverdad suhted eesmärgi nimel. Ohverdad suhted, mis takistavad eesmärgi saavutamist. See mõttes, et lähed kellegi tülli, lähed sõidatest üle või lähed mööda või mis iganes, et jätad... See saab olla minu arvates ainult põhjendatud siis, kui aega ei ole. Et nagu, et ma näen, et ma pean tegema kohe otsuse ja siit sõitma läbi, sellepärast, et ma näen, et kohe on juhtuma sohtlik viga. Aga kui aega on, siis ei ole põhjendatud. Siis nagu räägib sellest, et tema ego räägib esiteks ja ma ütleks, et ta lihtsalt ei ole läbi mõelnud, et ei taha ise vastutus võtta millegi eest. Et nagu see on nagu minu esimene nagu loogika. Et siukest hetke väga ei ole, sest kes sellest kaotab? Kes võidab? Kes kaotavad? Kõik kaotavad. Kas meeskond võidab sellest? Ei võida. Et ja ma räägin, et see saab olla ainult seotud siis, kui aega ei ole. Ja see tähendab seda, et enne seda on tehtud meeletus koguses hunnikus vigu, et see on üldse sinna kohta jõudnud, et nüüd peab tegema siukse otsuse. Ehk siis jah, mina käsitleksin seda moodi nagu, et ma ei tea, mis oleks see koht, kus ma peaksin ohverdama suhet. Et ma räägin, et ma ei ohverda seda suhet, ma isegi siis ütlen, et kuule, me peame seda praegu ära tegema, sest aega pole ja hakkaksin tegema. Ja siis nii kui aeg tekib, siis ma kohe selgitaksin, kuule, et Ehk siis et see nii-öelda tagantjärgi selgitamine nõuab ka sellist head humility, sellist alandlikkust on, et ma mõtlen läbi ja lähen selgitan nagu miks ma siis nii käitusin, on. Ja et see ei olnud pahatahtlik ja ma tegin seda sellepärast, et aega ei olnud ja mul oli mõistlik see, ma ei tea, sinust praegu mööda minna ja teha see otsus nagu kiirelt ära. Täpselt, ma pean selgitama siis, miks ma midagi tegin, on, ja selle jaoks on ka mul hea omada mingisugust otsuse tegemismudelit, et mille järgi ma üldse otsustamist selgitan. Et kui mul on olemas enda mingi protseduur, mille järgi mina otsustan, siis mul ongi võimalik, näed, et ma võin rääkida kohe, miks ma selle otsuse tegin. Sellepärast, et näed, mul on siuke otsuse tegemismudel. Ma vaatasin, et aeg on esimene asi, mida ma alati kaalun ja aega mul polnud. Ja nii mul oli vaja otsustada 1 minuti jooksul, kas ma olen vasakule paremale ja ma võtsin otsuse paremale. Aga mis teha nüüd, kui selle käiguga ma sõitsin sisse suhte probleemile, mis teisel poolel tõi esile nagu ülitugeva sellise ego ja võimureaktsiooni ja ta ei näita mingit märki, et ta tahaks kuidagi mingit lahendust leida. No siis ma esimesena võtan vastutust selle olukorra eest, et ma olen triggerdunud ja täiesti valesti hinnanud seda suhet, et ma varem ei teadnud üldse, et siuke asi nii kaugel läinud on, et selline reaktsioon üldse võimalik on. See tuleb minu jaoks täiesti üllatusena ja mul on väga kahju, et see nii on. Ja ma saan aru, et praegu ei ole kõige parem aeg, sest emotsioonid on kõrgel. Et mis arvad sellest, kui me hetkel pargime bussi ära, ma ei tea, võtame korraks 5 minti, rahuneme maha ja räägime uuesti. Kui täna ei ole hea päev, siis räägime sellest homme. Ja siis niimoodi põhimõtteliselt lähtukski, et vastavalt sellele, mis on. Ja siis ma juba mõtleksin ise ja ma läheneksin ikkagi selle asjale selliselt, et ma olen nagu väga selgelt mitte märganud, kus kohas sa oled. Ehk siis mina olen viinud sind oma juhtimisega sellisesse kohta, kus sa oled väga emotsionaalne. Ja see minu jaoks üllatus, siis ma saangi ma saangi nagu nii-öelda minna ja vaadata, et okei, kuidas niimoodi läinud on, kas sul on puhkust vaja, mis mure on, miks on, ja kas ma saan kuidagi aidata, et see asi niimoodi läinud on, sest see ei ole tavapärane käitumine sinu puhul. Okay. Väga hea.
Mulle ilmselt vaja, ma teen ühe kõne pärast õhtul poole. Äkki ma saan aidata. See on kõver, on ju? See liigub kogu aeg sinu poole või? Liigub jah. Ta vist on ära libisend. Ta on ära libisend, jah. Väga hea. Võt, selline lühike sutsakas siin tuli meil. Väga hea. Need on head küsimused, vastused ja arutelud. Ja nii ongi. Tšau, Leo. Tšau. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane ka endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata. Ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise. Et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta. Siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks valist tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtleja, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, on ju, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutuge robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada. Kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage. Kõik lingid, mida me kõike veel teeme, me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõppu sõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus. Kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus. Ja liikuge välja päris lahinguväljale. Võt, see ongi minu sõnum. Edu teile!